väikse tutvustada ka. See nagu jõudsime nüüd nullpunkti sinna vesisesse Soomaale, nüüd hakkame vaikselt, ma ei tea, kas üles minema või alla, aga nüüd teoreetilisemaks. Polina sündis Tallinnas, Vene teatri näitlejate perekonnas, on õppinud EBS-is võõrkeeli ja ärikorraldust, elanud Hispaanias, kus uuris Granada mustlaste Koobasse elamuid. Siis tuli tagasi Eestisse, astus Eesti Humanitaarinstituuti, antropoloogia erialale ja kirjutab magistritööd integratsiooni ja kodumaaga seotud tunnete teemal. Uurib kodutunnet kui fenomeeni, põlisrahvaste elamuid ja kultuuride vahelist kommunikatsiooni. Ja palun. Tere õhtust. Ma siis räägin täna teiega sellise Hispaania nagu häälega, kuna on hääl täiesti ära, aga tegelikult Hispaaniast tuleb natukene hiljem juttu. Nii et ma alustaksin sellega, et kui mina kuulsin selle loengusarja teemat, siis mul tekkisid külmavärinad. Sellepärast, et antropoloogide seltskondades sõna primitiivne on tegelikult tabusõna. Seda lihtsalt ei mõelda. Ja kui te tahaksite mõne antropoloogiaga häid suhteid hoida, siis ma soovitan teile, et tõesti ärge kasutage seda sõna üldse. Sest kui te ei taha muidugi kuulata 2-tunnilist loengut, kus ta räägiks sellest antropoloogia ajaloost ja sellest, kuidas see oli väga kolonialistlik ja sellest, kuidas see tegelikult on üsnagi ahistav, see sõna primitiivne, sest see viidab sellele, et mõned rahvad ehk siis põlisrahvad on vähem arenenud või siis, kes on oma evolutsioonis ei ole jõudnud piisavalt kõrgele, kuhu meie siis oleme jõudnud. Nii et antropoloogid kasutavad pigem terminit põlisrahva arhitektuur, aga siis me oleme rääkinud Peeter Perega ja ma saan aru, et siin on toodud vist teine tähendus ja teine kontekst, mille see sõna on kasutatud. Ja tegelikult sellest tulebki nüüd minu ettekande üldine mõte, et põlisrahvaste arhitektuur kui fenomen, kui midagi traditsioonilist, vanad ja võib-olla arhailist. Aga esiteks see mees, Clifford Geertz, tema defineeris inimest, ma arvan, et alustame siis nagu ikkagi väga täiesti algsest, et tema defineeris inimest, et inimene on loom, kes eksis tähenduste võrkudesse, mis on ta ise enda jaoks loonud. Ja siit tuleb see loomisaspekt, et inimene loob sõnu, ta loob keskkonda. Ja see loomisaspekt on väga oluline, sellepärast, et keskkond, te näete, ta võib olla kunstlikult loodud, aga võib ka mitte. Näiteks, kui me vaatame Koprast ja Kopra maja, siis tekib küsimus, kas see on loodud keskkond. Ja ma pakun teile võrdlusmomenti, et proovige võrreldage seda maja ja põlisrahva arhitektuuri, ehk siin on iglu, mis te näete, et minu meelest üsna sarnaselt. Minu meelest idee on siin selles, et nii Kopras kui ka tihti põlisrahvad ehitavad enda ümber. Ehk siis nad on selles keskkonnas, nad hakkavad ehitama enda ümber selle maja või selle ehitise, mis on neil eesmärgiks. Ja jah, võib kindlasti öelda, et see on mingil määral primitiivne. Aga näiteks see mees, kes on nüüd Eesti päritolu, Jakob von Uexküll, ta on kirjutanud aastal 1934, et loomad ei ole mingil määral mehaaniliselt teostajad. See oleks liiga primitiivne suhtuda neisse niimoodi, sest nemad lihtsalt on omas kontekstis, omas keskkonnas, kus igal asjal on vaid üks tähendus. Tulme tagasi Clifford Geertzi juurde. Meie jaoks on igal objektil on mitu tähendust, aga nende jaoks on vaid üks. Selleks on üks võimalik lähenemine sellele. Ja kui me tuleme nüüd tagasi selle Kopra juurde, siis üks kaasaegne antropoloog, Tim Ingold, on pakkunud, et mille poolest on Kopras eristab meist. Ja ta pakkus välja, et Kopras on kogu aeg ehitanud. Inimeste arhitektuur on hästi palju muutnud ja sellest räägib meile
mingil määral, et see on minu jaoks vähemalt arhitektuuri maailma ime, see on Alhambra ja samas see on linna teises osas servas on need koopes elamud Sacramonte, kus elavad enamasti gitanos ehk siis mustlased ja see on hoopis teine maailm ja nemad ehitavad ka oma maja, peaaegu kopladki teevadki seda, et nad ehitavad enda ümber ja maja on väga praktiline, näiteks väga kõrge levi ja selle koopa sees on temperatuur pidevalt 18 kraadi, nii talvel kui ka suvel. Ja mina ise kahjuks ei saa teile ühtegi pildi näidata, sest ma ei saanud fotokat kaasa võtta, kuna kui mul oleks fotokas kaasa, siis ma oleks kohe turist nende jaoks. Aga mul olid teise eesmärgid. Nii et ma näidan teile teiste inimeste pilte. Ja umbes niimoodi need mustlased nägid umbes 100 aastat tagasi. Aga niimoodi umbes võib välja näha nende elamu. Kuigi ma peaks ütlema, et see on väga hingestatud pilt. Et niimoodi pigem näevad välja mingid muuseumikoopad või hotellid, sest praegu on see väga kuulus turundusobjektid, lihtsalt koopas ehitatud hotellid. Ja need koopad, kus mina olen käinud, pigem nägid niimoodi välja. Ja need elanikud ka olid umbes sellised. Ja minu jaoks see on selline mõtte ja ka elu väljenduse tipp, sest see inimene samamoodi ehitabki, loob oma maailma, loob oma reaalsust enda ümber, nagu sama kooplas, kelle juurde me tuleme nüüd tagasi. Ja üks Ameerika antropoloog, Alfred Kroeber, on küsinud, et kas keegi teist julgeks öelda, et 1000 aasta pärast koplad järsku evolutsioneerivad nii kaugele, nad hakkavad järsku ehitama telliskividest. Mina väga ei usu. Aga millegipärast inimesed ehitavad väga erinevatest materjalidest ja nende majade ehitus ei sõlta nende keha ehitusest. Ja ma arvan, et see on midagi sellist, millega tegeleb ka arhitektuuri ajalugu. Ja siit tuleb üks oluline mõte minu jaoks, et evolutsioon ja arhitektuuriline areng ei käi käest kinni, kuna arhitektuuri arengu iga järgmine samm tähendas ka inimeste enda eesmärkide ja enda kavatsuste muutust ja teadlikku muutust. Ja ka mulle meeldib, kuidas arhitektuuri ajalugu kogu aeg otsib seda esimest maja, et kust see kõik algus sai, et kus algas arhitektuur. Ja nüüd see mees, Eugene Viollet-le-Duc, kes 20 aastat oma elust tegeles selle majaga, ehk siis ta tegeles Notre Dame de Paris rekonstrueerimisega. Tema muidu jäädvustas ennast ka, et siin samast ongi see kuju, kes on apostlite seljade taga ja vaatab sinna torni üles poole, et temale kuulub ka see pilt. Siis tema raamatus ta kirjutas sellest, kust algas kogu arhitektuur. Tema jaoks on see sama mütoloogiline lähenemine sellele, kus see kõik alguse sai. Et siis selle loo järgi elas kord üks hõim. Väga õnnetu hõim, kes elasid nagu loomad ja nende nimi oli Neriti. Aga õnneks neid ühel õnnelikul päeval külastas selline ajasreisija nagu Epergus. Ja ta tõi neile ratsionaalse mõtlemise, nii et see Epergus seisab seal keskel ja juhatab seda ehitust. Ja ta tõi neile ratsionaalset mõtlemist, mis kujundas ette tervet arhitektuuri kujunemist. Ja siit tuleb nüüd see järgmine mõte, et mõtlemine eelneb tegelikult materiaalsele väljendusele. Ja siin ma peaks kasutama passiivi, mida eesti keel väga ei armasta, aga keskkond on alguses mõeldud ja alles siis on ta ehitatud või on ta loodud. Aga nüüd see mees ei arva nii, sest see on üks Austraalia aborigeen, kes elab siin ja tema jaoks keskkond on mõeldud, aga ta ei ole loodud, ta ei ole ehitatud. Ja ta tõestab, et nii on ka võimalik. Et tema maja siis asub keset seda väljaku ja kui te vaadate, siis see on tehtud loodusmaterjalidest muidugi ja see perfektselt sulandatud
lisaks sellele, et nad ei ehita oma keskkonda, minu meelest nad tunnevad väga hästi oma seda keskkonda ja nad tunnevad maastikuarhitektuuri palju paremini kui meie. Näiteks nemad oskavad panna maastiku lauludesse ja nad nimetavad seda laulujooned. Ning ma tahaks küsida teie käest, kas teie võiksite seletada mulle, kuidas jõuda Tartust Taevaskotta, kasutades laulu, ehk siis kasutades ainult täishäälikuid ja rütmi. Ja nemad saaksid sellega hakkama. Nemad laulaksid sellist laulu, mis oleksid esteetiliselt väga ilus ja lisaks sellele, kus oleksid sisse kodeeritud kogu see maastik, kõik geograafilised asukohad ja lisaks sellele ka väga täpne juhend sellest, kuidas jõuda Tartust Taevaskotta ja nad veel lisaks sellele nad veel õnnistaksid ka teid sellele teekonnale. Nii et siin ma tahakski lõpetada sellega, et tuleme nüüd tagasi ja et keskkonnad on alguses mõeldud ja siis alles loodud. Et ma väga tahaks loota, et me hakkame rohkem mõtlema nende keskkonnade peale, sest mingil määral meie kõik oleme needsamad koprad, kes ehitavad enda ümber, kes ehitavad seda keskkonda enda ümber ja loovad oma elu, loovad oma keskkonda. Ja nagu Martin Heidegger kirjutas ühes essees, kus ta uuris maja ja kodu erinevust või siis mida teeb majast kodu. Ja tema pakkus, et see on turvalisuse tunne, mis on väga oluline. Ehk siis kodu on mingisugune koht, kus inimesel on hea olla, kus tal on turvaline, kus ta tahab uuesti ja uuesti tagasi tulla. Siis miks me peame looma selliseid keskkondi, kus me ei tunne ennast turvaliselt? Miks me peame looma sellist arhitektuuri, mis vahest võib olla isegi agressiivne? Ja ma arvan, et see Austraalia aborigeen pooldaks seda mõtet, et parem mõtleme keskkonda ja siis alles pärast selgub, kas see üldse vajab seda, et see oleks ehitatud või mitte. Ja tänan tähelepanu eest. Kas te olete küsinud nende käest? Aga ma mõtlesin, et inimesed värvivad, et miks nad värvivad siin? Et kas tahate küsida, et miks koprad ei... Koprad ei värvi silmi, aga inimesed värvivad. Inimesed värvivad. Ma mõtlesin, et väga põnev uurimisteema. See on need. See väga värvimise erinevad semootilisi lähenemisi ka. Kaugel ikkagi tähendust otsimist, siis jälle siis hakkab jah. See on küsimus, ma märkusena või mõtlen küsimusena, et meil on natuke liiga väike kvoorum siin, et see on disainereid juurde, sest inimese ja maja vahele jäävad asjad ja asjad on seotud ja miks on asjad, et inimese isik on muidugi laienenud, ta on keerulisem kui kobras, et sellepärast ta ei saa endale vahetult ümber ehitada, aga aborigeenil on midagi, ta suutnud oma elu hoida nagu lihtsama, nii et tal asju ei ole, et ta saab väga väheste asjadega hakkama, et ma arvan, selleks disainerid nagu vaja, et kas need on hädavajalikud funktsioonid ja mis asju on ilmtingimata vaja, et siis saaks ka maja minna võib-olla rohkem nagu mantli moodi, et kehale läheb. Kõik, mis ta arvab? Jah, tõesti, võib-olla tihti ongi nii, et kaasaegsed inimesed uppuvad asjadesse, et mille pärast on vaja enda ümber väga palju asju, kas võib-olla selleks, et tunda ennast palju turvalisemalt. Aga siin on mingil määral ka küsimus nendest mustlaste kohta, et kui te nägite neid, siis mingil määral tundus küll, et see koopas oli täis asju. Et muidugi tihti ongi nii, et inimesed toovad sinna kõike, et siis see elamu on neil väga